Muhuseeliku juures on oluline see, kuidas on mustritriibud ritta seatud. Seelikukangal on 6 erinevat sümmeetrilist mustrilaidu ja laiu pikkuseks on kuskil 40-50 sentimeetrit, kus ta on peegelpildis. Seda vahet nimetatakse Muhus ka liigiks. 2 liiki eraldab liigivahe, mis on laiem triip, mille järgi, põhjavärvi järgi valin mina ka seelikuaia, see on tikitud osa seeliku all, põhjakanga. Seelikukangas peab koosnema täpselt 6 liigist, mis on üle 1. 2 erinevat liiki on ja siis ta nagu kordub üle 1. Vana seeliku pealt ma võtan mustri niimoodi ruudulisele paberi peale, mille põhjal saan moodustada rakenduse. Ja selle sama mustriga ma saan kirjutada üles ka endale mustrilehe, mille järgi ma hakkan mustrit tallama. Lõime tiheduse määrab lõimelõnga jämedus ja sisse kootud lõnga jämedus. Mina koon ja ma arvan, et kooti ka varem ühekordse lõngaga. Praegusel juhul on ta 8-1 lõng. Kanga algusesse ma koon 2-3 sentimeetrit lisa kangast, mis hiljem jääb külje õmblusvaruks. Ja alustangi siis liigivahe mustriga. Esimese meetri kudumine võtab mul kauem aega, kuna ma reguleerin seda 1/3 kangast, kas siis mustriga või siis põhilõnga osaga. Mustrilõng võetakse 2-kordselt, et ta jääks reljeefselt ja tuleks esile. Kangas peab olema hästi pingul, et koelõng saaks kokku lüües tulla võimalikult lähedale nii, et lõim ei jääks paistma. Kõigepealt panen koelõnga, selle jätan lõdvemalt, et tal oleks ruumi kerkida ja vahele koon põhilõnga sellel kangal 1 korra, aga osadel ka 2 põhilõnga vahele. Ja nüüd esimest tallalauda 2 korda, 5. tallalaud, jälle põhilõng, see tähendab mustrilõng ja kollane põhilõng järgi. Ja ikka tugevasti kinni, et ta jääks ilus. Nii, ja muster ongi valmis. Kui kangas on telgedelt maha tulnud, viimistletakse kangas, aurutades teda läbi niiske äädikase lapi, riide ja õmmeldakse kokku küljeõmblus, millele järgneb seeliku aia kinnitamine kanga alla, mille taha on eraldi õmmeldud puuvillane kuni 10 sentimeetrine kangas. Siis õmmeldakse külge pits ja sobivat värvi meelepärane siksakpael koos siis litritega. Järgmine etapp on seeliku kurrutamine. Seeliku kanga ette jäetakse põllealune tükk 15 sentimeetrit umbes, 13-17. Ja kurrutatakse 5 sentimeetri ulatuses, kas siis 5-7 lõngaga, nii et peale poole jääb ainult seelikukanga põhivärv ja kurrud peavad olema hästi tihedalt koos, et nad ei liiguks, mis hiljem kinnitatakse pahemalt poolt veel silmadega kinni. Ja kõige lõpuks pannakse peale värvel.